Istume siia maha, siis on meid parem kuulda ka. Kas me oleme sisse lülitatud, jah? Ja. Ühesõnaga suur aitäh teile. Aitäh teile kõigile, kes olete tulnud. Aitäh Rahva Raamatule, et ta on võtnud meie plaati müüa ja levitada. Plaate näeb siis selline välja ja nimi on Vaikus. Vaikus kestab. Kõigepealt siis tänu Kaupo Kiikasele, kelle tehtud foto siin on. Ja siis muidugi täname ka Sten Lindberg. Kas Sten on siin või? Jaa, Sten on selle plaadi kujundanud, Sten ja Reflex. Nii et suur aitäh, teeme aplausi. Ja, et no vot siis sellepärast te siin nüüd olete ja siis me mõtlesime ka, et me teeme siis tervet hava, muidugi teile ette mängima ei hakka, teid ei vaeva. Aga kõige palju siis teeme ja ma ei tea, kas me jutustame natuke sellest ka, kuidas see plaat üldse sündinud on või kuidas me selleni oleme jõudnud. Oleg, alustasid sina, jah? Aga sa juba alustasid ju. Mine sisuliselt, mine sina. Tervist. Et ega me tegelikult nagu ettevalmistatud ei ole. Ja mõttes see jutu osa, et mõtlesime, et me improviseerime, et see kava on meil võrdlemisi uus, samas me oleme seda ikkagi oma jagu ka mänginud ja nüüd tegime plaadi valmis. Ja Guido süüdistab mind selles, mina süüdistan Guido selles, sest no, ta lihtsalt loeb nii hästi neid luuletusi ja sellepärast mõtlesin, et me oleme küll sõbrad Guidoga, aga no Guido kas järgmisel aastal saad 70 või? 5 aastal. No selles mõttes, et ma näed välja nagu 52 on ju, aga uskumatu ja ma mõtlen, et kui me tuuritame siin, no Eesti mõistes tuuritame, tegelikult juba läheme teisele ringile. Need samad kohad, kus me oleme 1,5 aastat tagasi läbi astunud, kutsunud meid jälle niimoodi üle Eesti. Selles mõttes on väga tore. Ja ma mõtlesin, et ikkagi peab olema mingisugune, kuigi plaate ju ei osteta ja selle plaate keegi enam autos ei saa kuulata, kodus ei ole mängijad, justkui ei ole mõtet. Aga ma arvan, et see ikkagi selline raamistatud asi peab olema, et me ei tea, kui kaua me seda viitsime teha. Petru on ikkagi siin ikkagi Oleg, kes on ikkagi õhutanud mind. Ja muidugi mul on uhke tunne, sest muidugi minu elu esimene vinüül. Oleg on samamoodi. Oleg on plaate palju ilmunud, aga vinüül on päris uhke tunne tegelikult. Et on vinüülplaat valmis saanud, aga selle sünniloos on ka tegelikult ikkagi Vedru on Oleg olnud, sest et me oleme kunagi ammu ka Olegiga koos teinud, siis jällegi mina muidugi olen luulet lugenud ja siis on Oleg oma bändiga olnud, aga nüüd Oleg saatis mulle oma ugevat muusikat kuulata, nii et tema klaverimuusikat, nagu ise nimetab seda seisundi muusikaks ja siis ta ütles, et kuule, mõtle, kuula, äkki see inspireerib sind ja äkki me võiksime jälle midagi koos teha. Ja loomulikult see muusika mind väga inspireeris ja kui me esimest korda kokku saime, siis mul oli juba patakas luuletusi kaasas ja Oleg ütles, et need väga sobivad, nii et me jätkasime siin, ma otsisin aina juurde ja olen ma faktidest täpne või? No, kes seda mäletab, aga üldiselt on nii, et ma tegelikult tänaseks, kui ma oma seda sellist egoistlikku lühikest ajalugu vaatan, siis tõesti ma olen neid plaate ikkagi väljendanud oma jagus, et 10, 11, 12. Ja mul on need kõik olemas. Aga kitarriga enamasti. Viimased 3 on klaveriga. Ja nii nagu, et kui sa pöörad uut lehekülge elus, et siis kõik teavad, et okei, no see on muusik, sa mängid kitarri, ta on pikad juuksed, ta on Tartusega, kõik on selge. Tartu vaim. Järsku enam ei ole, pikad juuksed ei ole enam Tartus, ei mängi enam kitarri, siis on nagu selline, et mis ta siis teeb ja siis mängib klaverit. Et see on üsna selline riskantne minu jaoks olnud. Aga samas nagu isiklikult ma sain aru, et klaver nagu inspireerib, seal on oluliselt rohkem võimalusi. Kitarril on ikkagi 2-3, ütleme sellist oktavit, kus sa saad tehniliselt, siin on oluliselt rohkem. Ja siis ma vaimustusin sellisest viltkanvaga
heliga klaverimuusikas, kus on selline pehme sammetine heliklaver, kus pannakse vilt kange sinna keelte haamrite vahele, kus eriti kui pedaali vajutada, tekib selline müstiline kaja ja minu jaoks on täielik kosmos. Ma kodus valmustusin sellest ja nimetasin seda sellepärast seisundi muusikaks, et kui sa nüüd sellist aeglased meloodiat mängid, vähemalt minu silmis, no, siis ta viib sind kuhugi tõesti nagu teisele planeedile. No, see on nagu isiklik selline enda tunnetus. Ja no, ma mõtlen, aga no, ma võin ju siin veel 50 aastat seda, või 30 aastat seda siin mängida üksi, et noh, mõnikord esined kuskil suuremas, väiksemas kohas, aga tahaks ju kellega koos teha, aga nagu ei riski, noh, tipp-pianistid, üks ütles, kuule, kus sa ronid pianistile, üks oli siia turule, et ma hakkan nüüd gitarri harjutama, no keegi mõelda. Teine, no Kristjan Randalu hakkas mulle saatma screenshot'e sellest, kuidas ma valesti klaverikant, hoian kuskil kontserdi. No nagu sellest, no mõtlesin suur tänu, et ma ikkagi nagu targemad ja paremad pianist muidugi. Aga no kui ei ole pianist ega gitarrist, mõtlesin, et ma ikka ei julgenud saata. Saatsin ja kui mulle seda meeldis. See on see minu vaade. Ja kui me eelmisest kavast, mis oli, ma ei tea, 10 aastat tagasi, umbes 10, siis oli muidugi oma bändiga ja siis ma lugesin oma lemmikuid läbi aegad, ütleme ikkagi nagu Eesti luuleklassikat, aga selle plaadi peale nüüd oleme natuke uuemad luulet ka leidnud, no eriti suur tänu on Lauri Räpile, siin on ikkagi Lauri Räpi tekste, nii luuletusi kui proosatekste, see on minu uus avastus ja siin on ka Mart Kaungur, kes on mulle ka uus avastus, nii et mul endal on väga huvitav neid lugeda, aga muidugi siin on ikkagi Johan Viiding ja Ernst Enno ja Kaplinsk ja vanad lemmikud ka, nii et sedasi olen nagu mina seda kava üles ehitanud siin. Aga ma arvan, et me võib-olla nagu hakkame minema, et me nagu kui ta ütles, et me tervet kava me ei mängi, see tagantpoolt, kes seisab siin eespool, on vähemalt 4 vaba kohta. 4 tooli vähemalt. Aga nad on nagu läbi käinud, nii et vaiksemas kohas seda muusikat saab ka kuulata 19. detsember, see on siis mõni päevane jõule Viimsi mõisas, Eesti Sõjamuuseumis, mis mängime seda kava tervist. Ja siis minu kodukandis Ida-Virumaal Liisakus on selline väike kodurestoran, see on 12. detsember oli. Et kes on midagi seotud Ida-Virumaaga, võite sinna tulla meid kuulama ja ma loodan, et neid pakkumisi tuleb äkki juba täna siit saalist juurde, kes kutsub meid. Kõltsus ei ole kohti rohkem. Kuidas? Kõltsu mõisas. Kõltsu mõisa ei ole mõtet, Kolja esimene advent on meil Kõltsu mõisas, aga see kahjuks on jah, täitsa välja müüdud. Aga siis teeme sellise väikse, ütleme pool sellest kavast umbes, nii nagu ta alguses läheb. Pool harjutust ühe. No umbes jah. Ja kui võib-olla pärast saame veel midagi rääkida. Ja plaati saate siis lahkesti osta ja huvi on ja siis saame oma autogrammid sinna peale kirjutada ja
südame kõlakoda, et südamelöögid heliseks, tuleb hinge ees hoolt kanda. Mida ilusam hing, seda ilusam on tema kandja, inimene. Ja ilu, see on vaataja silmades. Ilu, see on vaataja silmades. Mis on inimene, kas ingli vari või igatsus hüüd hinge ühtsuse poole. Igaüks neist on pill, läbi mille võrratuid viise vilistab Jumala tuul. Hoia, küll siis hoitakse sind. Hoia, küll siis hoitakse sind. Ei ole õige öelda, et inimesed tulevad ja lähevad. On inimesi, kes tulevad ja kunagi ei lähe. Nad on sooja hommiku sarnased. Nad tulevad ja tulevad ja tulek on lõpmatu liginemine. Ja on inimesi, kes lähevad külmas ja lõskes õhtus. Nad lähevad ja lähevad ja lähevad ja nende ümber võbisevad varjud ja nende minek on lõpmatu eemaldumine. Inimene, mis ta on? Olla inimene ja mis see on? Inimene on kõigi oma elatud eilsete summa, pidevalt muutuv suurus. Inimeseks olemine on
teekond lõpmatuse algusesse, sinna, kus kõik lõpeb, et uuesti alata. jah, kõik käib ringiga. lõpuks satud ikka selja taha jäetud jälgedesse. ring on lõpmatu, aeg on ajatu. inimeseks olemise suurim kunst on käi ajaga kaasas. nii et kord neisse jälgedesse tagasi jõudes leiad eest rõõm ja meelerahu. kui jäädki teeks, mis kuhugi ei vii. ei saagi viia vana jalutut, siis armas Jumal, mõni päev tee nii, et väsinud õnne tunneks valdut. ei mingit kahtlust, mingit salalina, mis mingituna lahkusena näib, et ma ei tunneks siis, et see on liha, mis sinu teele tolmu sisse käib. on nagu lõpeks silmapiiril elud, kus piirinuga läbi lõikab tee. sa oled tuul ja põlnud ära sinud ja mina tahan, aga pole see. ma oma mängust olen viltu aetud, niisama silmapiiril tekib samassus. kas olin tühi või kas olin laetud, kui tundsin ära, mis on armastus. tule pühitse mu koda oma hingeõmga, minu kambri laed ja seinad rängasti mind rõhuvad. tule istu imevaimaks minu kalk ja kõva toon,
pilkudega kuldseks käveks, ketra minu mõtte pool. Tule õnnista mu lauda uuteks lauludeks ja tööks. Pane minu padja alla, mahus uni pikaks ööks. Võta minu kuumalt kuulnud, murelõske higivett. Mina suudlen nagu usklik, sinu kallist, kitsast kätt. Kõik, mis midagi maksab, on öeldud mineku pealt. Kes iganes lahkuda jaksab, see hõikab midagi sealt, kus öö juba neelab sammud ja sõnad sööb ära tuul. Ta hüüab, see kõik oli ammu, küll näeme tuleval kuul, küll näeme järgmises ajas, sa ära veel lugusta ust. Sa palun, oota siin majas, kust mina võin teada, kust ma ükskord tagasi tulen ja mis ma sealt tuua võin. Las toas seni põleda tuled, kuid taldrik, millelt ma sõin, see ilusti kuivaks pühi ja las ta ootab mind seal. Jah, seisku ta seni tühi, kaks punast mooniõit peal. Oma koormat, et kanda ei jõua. Ole uhke
ohvia sirge sa saatuse all, ära iialgi paremat nõua. Varja maailma eest oma pisaraid, rõõmu selle eest kõigiga jaga. Pea meeles, et alati õnnemaid leidub murede merede taga. Ära kadesta naabrite varandust, vaeseid iialeid ülita vardad. Hoia puhtana enesearmastust, hoia sõnu, mis siirad ja hardad. Ära ütle, kui hommik on ududest kall, et päikest sa enam ei oota. Vaata ringi, nii palju on ilusat ees, tuleb uskuda ainult ja loota. Ära kuuluta tundmusi tuultele, kergel käel ära südameid loobi. Hoia mõistmist ja hellust ka muudele, sest tagasi põlkuvad hoobid. Ära ütle, et elu on inetu all ja väsinud oled ta vaevast. Püri alati aimata pilvede all, sinist lahvikest heledat taevast. Lootus on soovide täitumise ootus. Usk unistustesse, armastusse ja helgemasse homsesse. Aga ka ravi, mis aitab hingevaluga toime tulla. Lootusel on jõudu muuta talumatud arutavaks, valu leevemaks. Lootus on kui sideaine, mis hoiab inimest koos ka siis, kui süda on kiirtudeks. Kui võimas on lootuse vägi, lootuse luurjaks on inimene. Lootuse loojaks on inimene. Elul ei ole lugu, elu on loomine. Kas on nii, et me saame kõik, mida soovime?
kas on nii, et me saame kõik nagu pälvime? Või kas on nii, et meid tabab kõik, mida väldime? Aeg sina üürikene ja üllatuslooline. Elu ei ole lugu, vaid lootus ja loomine. Ühel hetkel ma lähen üleni halliks, aga sina jääd ikka üleni kalliks. Ja siis ma muutun üleni mullaks, aga sina jääd ikka üleni kullaks. Ja siis ma kaon päriselt ära ja olen üleni sinus ära. Natuke aega oled sina Jumala nimi. Natuke aega oled sina tõotatud maa. Natuke aega oled sina see, kes pidi tulema. Natuke aega oled sina tõde ja tee. Natuke aega on meil kogu aeg ja kogu ruum ja kogu elu. Igavesti ja praegu. Ehk siis aitab tal siis.